No nii, Lauri, uus set, mis täna? Mis täna? Meil on külas külaline. Ja keda sa ikka endale külla kutsud, kui mitte enda sõpru. Ja külaseks meil on täna Joosep Järvesaar isiklikult. Millega olete lately tegelenud? Oled kuidagi vaikseks jäänud, ei ole sus kroonikas midagi lugenud. Millal viimati kuskil oma dokumenti sai näidatud? Dokumenti ma näitasin viimati vist oli 2012 Eesti keskmisest Jason Statust, et see on siiamaani, et keda siis huvitab, siis Googleldage. Kui me räägime siis dokumentidest juba, siis tihtipeale kuulsustel on liikinud nende paljad pildid. Kas sinust on ka liikvel siis neid nuude? Ma arvan, et need on nii palju, et need isegi ei viitsita nagu kuskile üles riputada. Kas need on sellised accidental või see on see, et sa oled ise need teinud ja need on sinu nagu iCloudist ära tõmmatud kuskil kellegi poolt? Ei, mul oli kunagi selline väike traditsioon, et ütleme mingi suure pundiga pilti tehti. Mulle meeldis välgutada seda nii, et keegi ei teadnud. Ja siis, kui pärast hakati pilti vaatama, küsisin, et kas sa saad aru, mis siin valesti, kohe peale pildi tegemist. Vaatab pilti, mis asja, okei pilt ju. Vaata lähemalt. Kui me lähme äkki muusika teemadel, meil on siin oli mõni nädal tagasi teemaks Shannoni, nüüd on see siis käes. Just, ja seal oli siis nagu kasutad erinevaid mingid sampleid või sampleid vastatud, et kui palju sa ise nagu oma loomingus kasutad sampleid või mõtted välja? Jaa, küsime niipidi, et kas see, et Shannon ostis selle sampli, tegi sellest oma loo ja kirjutas oma nime alla, et kas see tegelikult nagu muusikamaailmas on nagu tavaline, normaalne ja nii need asjad täna käivadki? Ja see on täiesti normaalne. Siin on lihtsalt küsimus selles, et mis su enda nagu põhimõtted selle koha pealt on. Kunagi, kui ma hakkasin näiteks mussi tegema, siis mul oli siuke põhimõte, et ei saa isegi näiteks mingit trummiluupi umbes kasutada, et peal on see et see on mingi luup, et selle paned ka ikkagi ise kokku mingitest asjadest, aga siis mingi hetk said aru, et see on nagu suva. Näiteks tegelikult, mis ei ole kunagi, ma ei tea, keegi ei ole sellest nagu teemat püstitan tegelikult kartuuni lugu Jüri Pootsmaniga I Remember You, see klaveri luup seal. See on ka luup tegelikult. Et see on sample backist, mingist house'i sample backist leitud luup, mis on muidugi nagu veits umbes helistikku vist vahetatud ja tempot muudetud. Aga nagu see, mis sellest loost nagu sai nagu selle klaveri luubi väliselt, et see oli kõik nagu täiesti midagi nagu muud. Me oleme pikka aega sõbrad olnud, aga me ei ole tegelikult seda teemalt üldse puudutanud, et kuidas sa jõudsid ise nagu selline, et sa tahad muusikat teha ja muusika on see, mis sind nagu drive'ib edasi. See juhtus, ma ei oska öelda, mis aastal, aga see juhtus Pärnus uisuväljakul, kui ma uisutasin ja ma esimest korda kuulsin raadiost sellist laulu nagu Blink 182 All the Small Things. See oli siuke nagu... Ma arvan, et see on paljude nagu meie generatsiooni inimeste elusid muutusid. See oli nagu mingi siuke moment, kus ma sain aru, et mulle nagu meeldib mingi muss, et ma ei otsusta seda selle järgi, mis mu klassikaaslastele meeldib või mis mu nagu suuremale üldsusele meeldib, vaid siis see oli siuke mingi moment, et kus ma sain aru, et see on midagi siukest teistsugust, et see on mingi siuke asi, mis võiks mulle nagu hakata meeldima. No siis loomulikult sealt ma läksin pop-punk-rocki mingi lainele. 9. klassi lõpuks ema kinkis mulle, ma ise muidugi tahtsin seda lõpukingitust ja siis kinkis mulle Sämiku basskitarri ja siis ma terve suvi mängisin seda ja siis sügisel hakkasin mingi bedvatarisid juba tegema. Kas teeb haiget ka, et naine on Instagramis popim kui sina või? Ei tea. Oled üle saanud sellest juba? Jaa, ma mäletan õigesti, et üks hetk oli võistlused, kumb saab täis mingi kindla arvu followeri ja siis sina pidid kiilaks ajama ennast. Nii, ma olen kordagi kiilakana näinud, ma tean. Ei olnud kiilaks. See oli midagi muud. Me ei ole veel seda ära teinud, aga see oli see, kes kaotab. See pidi tipphetkel suvel siis, kui on nagu kõige soojem ilm. Stefani järjekorras niimoodi, et teised juba lähevad sööma, siis ta pidi seisma terve aeg nagu järjekorras ja siis kui jõuab juba nagu järjekorra lõpp, siis peab uuesti järjekorra lõppu minema. Suhteliselt hea karistus tegelikult. Kui sellega nagu hakkama ei saa vaata, et siis läheb kiilaks. Mina siin kõvasti mõtlen juba laste saamise peale, kuidas sul sellega on, kuidas sa selle peale ise suhtud? Olete Liisaga rääkinud selle teemal, mis mõtted teil selle koha pealt on? Sotsiaalmeediale tuleb see alati kasuks ju? Absoluutselt, jah. Lapsed võivad. Kuidas ma ütlen nüüd, et otse. Hakkab sellest, et seks meeldib? See, jaa. Raha meeldib? Jaa. Mul on sul ideaalne töökoht. Ma tean, ma nagu
kõik oleks nagu fine, aga midagi nagu ei olekski, kui nagu tuleks praegu juba ja mida iganes, aga me ei ole veel valmis selleks. Ma võin sulle ära öelda selle, et saad 30 ja siis hakkab niimoodi taga kuklas kolistama, et... Ei, nagu selles suhtes, et muidugi loomulikult mingi see kolistamine, millest sa räägid, et mingid nagu mõtted on, et ei taha, eriti hullult ei tahaks olla mingi 80-aastane dad, kes 12-aastase poisiga ei jaksa mäkkeronida, vaata. Meestel on ju selles mõttes lihtne senikaua, kuni veri sisse käib. Aga Joosep, meil on sulle ka väikene aktiviteet. Nimelt meil on juba saanud siin tegelikult traditsiooniks, et me tegeleme nagu muusikaga selle aktiviteedi juures. Meil on seal jällegi assistent nimega Liina, kes on valmistanud ette meile 6 lugu. Tema loeb ette meile siis tõlkeversiooni sellest, kas see on tõlgitud ingliskeelselt eesti keelde või eestikeelselt ingliskeelde. Läbi Google Translate'i. Just, läbi Google Translate'i. Ja meie ülesanne siis ära arvata, mis looga tegemist. Okei. Tulista meile esimene track. Hoidke mind kinni, kuni ma üles tõusen. Aeg on praegu meie poolel. Ma ei taha jätta... Kartuun Daniel Levi on. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. See vist ei olnud sulle eriti keeruline, jah? Kuidas sa selle lauluga seotud oled muidu? Palju sellel praegu YouTube'is vaatamis on? Oskad sa enam mõelda mulle? 100 miljonit on või? Jaa, mingi... Jaa, Lebo. 100 miljonit. Jaa, 100 miljonit. Classic case of 100 miljonit. Võtame järgmise loo. Originaalis on see siis eestikeelne. We are far away in the street. How street it was. Where is the Cartagena kneeling? We kids ran. Where did I play? It's a flower, grass. Where do you go with me? Put sleeping in the room. See on klassika. See on tõeline klassika. Võta algus uuesti. Võta algus. We are far away in the street. Me oleme kaugel tänav. How street it was. Meil aiaarne tänav. Meil aiaarne tänav. Oh my god, ma isegi viisi järgi ei saa midagi aru. Lauri laulmise järgi. See on pigem ajast. See on eksitav, jah. Oota, see on nüüd eestikeelne jälle, jah? See on eestikeelne lugu, jah. If you face the back area and the skin is dry and the day, the night is full of dullness, then the bottom of the Korean tree for your oven heats the crematoria bones. Oh yeah. Mina tean see mõnu 5 trenažer. Kütab kui krematoorium luid. Oh yeah. Krematoorium. Siis oli, mõtlesin, et ainult... Sa ise produtseerisid seda lugu? Jah. Järgmine. Valged seinad on sisse tungijad. Peet Veters Dramatic Letters. White walls are caving in. Despite the calls I'm blaming sin. Waving lights make me lose my sight. Mul on üks boonus on ka veel öeldud. Jaa, boonus on alati. Nii, boonus on alati, jah. Aga ma ei hakka algusest seda lugema, see on mitte liiga lihtne. Näh. Ütle, et pole nii, ma ei lähe. Lülitage tuleb välja. I will not go. Carry me down. Aitäh sulle, Joosep! Sa tahad öelda meie vaatajatele ka midagi eetrisse, et umbes, et likeige, subscribeige, kommenteerige või midagi? Ei, pange äsalt ja kuradi... Ärge siia subscribe pange, on ju? Siia? Jaa, muidugi, pange kuradi. Ja kindlasti vaadake siis ka Joosep Instagrami, kus ta teeb päris humoorikas tüüp, peaks ütlema, stoorid on täitsa jõhkrad. Siuke korra kuus tuleb üks väike story jupp ja siis kui Joosep juuksed poole aasta jooksul tuleb üks väike pildike ja aga still, minge vaadake ja kuulake siis Peet Vetersit, Kartuuni ja Lemon Fighti ja elage Joosepi tegemistele ka, sest et ta on seda väärt. Ja siitkolt me tõmbame ka otsad kokku meie oma siis nii-öelda pisikese hooajaga, ma loodan, et teile meeldis see. Teine hooaeg, konjets, kõik, всё, пока. До встречи потом лето. Ciao.